Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja suur rõõm on taas alustada meie podcastiga. Mis mõttes, Anu, mis sa teed jälle? Ma ei saa alustades, mul on kõht tühi ja ma tahan süüa. Süüa. Ükski inimene, kes sind vaatab, ei usu, et sa sööd üldse midagi. Sa näed keskelt täpselt nii peenike välja. Ma arvan, et ülejäänud podcast tuleb sellest, kuidas Anu sööb kõik, mis laua peal on ära. Mul on leib. Just. Mul on siin mingi, mis asi, sul on menüü? See on külmsuitsu lõhe tartar. Imeline kalaarsenal. Ai, vabandust, see on lõherilett, kuna ta on leivaga ja see on see aardepagari leib, mis mulle jubedalt maitseb. Aga need on jah kala... Jumalik. Aga sa oled kalasööja, ei? Olen. Kõva kalasööja. Võtan, panen selle praegu kommikarbi, võtan korraks ära. Võtad vaheldumisi šokolaadi ja lõheriletti. Aga mul praegu tuli meelde, et tegelikult ma peaksin... Sest see on muide tartar, see, mis näeb välja, nagu ta oleks mingisugune samblik, aga ta on pealt üle puistatud murulaugu puruga. Ma pärast julgen ammustada seda. Aga tegelikult ma praegu võtan lahti Dr. Ohira 5-aastase retseptiga hapendatud taimede ja piimhappebakteritega sellise pakikese. Tüüned on pisalt ära. Ma ei taha teada, mida sa teed sellega. Nii, see on selline pakike ja päriselt ka seda ma tarbin igapäevaselt, et hoida, sa ütled, et mida sa sööd, et sa nii sale oled. No, palun väga. Tegelikult enne sööki ma tarbin alati ühe sellise väikse pakikese. Ja. Mis seal sees on? Pasta või pulber? Pasta. Paneb organismis kõik asjad õigesse balanssi. Ja probleem kehakaaluga on 0. Iga kord ennem sööki väike pakike Jaapani doktorilt Ohiralt ja kõik probleemid on lahendatud. Ja tead, mis ma veel vahel teen? Kui läks juba toidu peale. Täna meil tuleb erisaade, toidusaade. Aga me muud ei teegi, siis sööme ainult. Just, et vaata, mis ma vahete vahel teen. Mul on šokolaadiisu ka loomulikult ja ma vahel panen isegi, vaata, kui hea see välja näeb. See on nagu tume šokolaad. See näeb välja nagu šokolaadikreem. Ja siin on meil lindi šokolaadid täna. Ja ma panen, näed, kui hästi siin on nagu sellised kausikesed. Ma panen seda isegi šokolaadi peale, sest see on ime hea asi. Karmen Joller nutab su pärast. Kohe praegu tuleb Joller alert, et kuidas šokolaadi ja toidulisandeid koos tarvitada. Nii, pole hullu, aga et me saaks edasi minna siis muude põnevate teemadega. Kalaarsenalist muidugi tuli imeline kingitus, kuhu peita oma juveelid. Ja palun naised, minge siis kalaarsenali ja küsige siis selline karbike. Juveelid on meil kust, Piret? Juveelid on meil Balti Briljandilt. Mina panen oma Tahiti pärli praegu kammkarbi sisse ja siis tunnen ennast nagu see Veenus merikarbist, merevahust tõusnud ja siuke väga võimsad pärlid on need. Mina panen smaragdid ja nüüd ilusasti, nad on päriselt ka smaragdid, et siin ei ole mingit juttu. Paneme selle nüüd ja siin käib siuke klõpsakas ilusasti, sellega pannakse kinni ja kui selline karbike on teil kuskil laua peal või kuskil, siis no mitte keegi ei tule selle peale. Nad mõtlevad, et siin on mingi seef või kosmeetika vahend või mingi taoline asi. Nii et kõik, kes soovivad sellist imekarbikest, seda saab kasutada kusjuures ka seebi alusena.
et suunduge siis kõik asendamatu aksessuaar vannitoas, buduaaris ja magamistoas. Tubli direkt, hakkab looma. Hakkab looma just. Ma panen nüüd oma pärli tagasi sõrme. Jaa. Kuule, aga mis me teemaks võtame? Mäletagi, mis me eelmine kord pooleli jäi. Minu arvates me tegelesime põhjalikult teemaga, et kumb näeb jubedam välja, kas Nicole Kidman või Demi Moore, kumb on rohkem üle pandud, aga me ei jõudnud sellega üldse kuhugi, sest saade sai otsa. Vaikus. Me rääkisime ikkagi siis vanusest või vananemisest. Ja me rääkisime vanus, sa oled terve päev täna vist vanusest rääkinud. Ma olin apteekrid üle Eesti, kogunesid täna apteekrid, ma olin väga suures hämmingus ja nendel oli selline konverents ja kus teemaks, põhiteemaks jällegi ma mõtlesin, voilà, mis toimub üleüldse, et vanuse ja vananemise teema oli nendel, et kuidas siis, mitte kuidas väärikalt vananeda, vaid üleüldse, mida vananemine tähendab ja kuidas sellega hakkama saada, sellepärast, et tundub, et ikkagi inimestel on sellega probleeme. Nad ei oska vananeda. Ei, nad oskavad võib-olla vananeda, jah, võib-olla ei oska, aga nad ei taha vananeda. Ehk siis... No kes see tahab? No jah, nii ja naa. Ma mõtlen, et kui kaua sa ikka elad ja käid seda ringi uuesti ja uuesti. Mõtle, kui sa elaksid, oleksid vampiir. Ja sa näed igavesti noor välja. Esiteks, kui sa õigel ajal sult verd imetakse. Ja siis sa elad igavesti. Ma arvan, see oleks tülgastav. Jah, mõtle kõik, kogu telefoniraamatu pead nagu vahetama iga 50 aasta tagant välja, sest ei ole mitte ühtegi numbrit kohe helistada. Ja kusjuures sa näed kogu aeg ilus välja, mis on kõige olulisem, ma saan aru vananemise juures, mida kõige rohkem ihaldatakse ja rõhutatakse. Ja siis sa oled ka ilus, sa oled rikas, sest nendel on varandust ju tohutult ja sa elad ja elad ja elad. Ja kas te olete ühtegi vampiiri näinud, kes oleks nagu overwhelming, nad on wow, yes, nüüd ma saan nagu panna lõputult pidu, nendel ei ole probleeme töö tegemisega, nendel on vaja anti-excitement ja ainult mingisugust nagu mingit ärevust tekitavad sellist nüanssi ja just elu, ütleme nii, et elu selles mahlas ja tuleb välja, kui ma vähemalt neid filme olen vaadanud, nüüd tuli üks film oli veel, Nostrafao oli mingisugune. Nosferatu. Vabandust, issa mõtlesin valesti, et see oli ka, ma käisin seda ka vaatamas, kus juures Kivirähk rääkis sellest, siis kuidagi mul tuli isu ja siis ma käisin seda vaatamas. Jälle kõik see sama teema ja vananeda või mitte või kuidas vananeda, aga ma jõuan nüüd siis selle apteekrite mõtte juurde, et põhiteema on ikkagi see, et kuidas sa võid vananeda, aga sa pead nagu välja nägema pidevalt apetiitne. Et seal tuli nagu välja selline nüanss, et sa oled tööturult võib-olla tõugatud, on ju, kui sa ei näe piisavalt hea välja. Et selle jaoks on nipid, eriti naistel. Nüüd on neid hakanud kasutama ka mehed. Ehk siis nad võib-olla kreemitavad ennast rohkem, puuderdavad. Mõni teeb isegi sellise, olete märganud nagu õrnalaineri endale. Ühesõnaga, et see on teema, et sa pead hea välja nägema, sa pead nägema välja hoolitsetud. Sul peavad olema ilusad riided, see on ka oluline. Ja kõik kogu see aksessuaarid loomulikult nagu näete. Et see ei ole lihtne. Et kuidas sa tunned nagu, et kas sa Piret oled tundnud, et siis kui sa oled meigiga ja sul on väga šikid riided seljas, mis sul viimati olid Delfi peol, Delfi 25. Erinevad sinust ma ei jõudnud laua peale tantsima. Ma märkasin seda liiga hilja. Kas sa tunned ennast siis teistmoodi loomulikult ju, kui sa lähed tegema tavalist saadet ja sa oled seal toimetaja lihtsalt, on ju, sa ei ole võib-olla isegi... Toimetaja on mingi all-liir ja kokkuvõttes teda ei ole nagu ennem näha, kui keegi saab, aga viskab, et midagi on puudu või midagi on üle. Aga ei, muidugi kindlasti on prožektorites ära särada kordades huvitavam ja lõbusam ja see tegelikult võitlus välimuse eest tõesti muutub aastatega järjest olulisemaks, et kui olla sellises vanuses nagu mina, 50+, eks ole,
ja sa pead pistma rinda kogu aeg 15 aastat noorematega või 20 aastat noorematega, siis sa saadki ju kokkuvõttes teha seda ainult siis, kui sa valdad midagi sellest maailmast ja näed nende jaoks enam-vähem arusaadav välja. Et kõige koledam osa on jugi see, et inimesed ise annavad endale alla, et mis nüüd mina ja mulle nagu ei sobi ja see ei ole üldse tähtis ja kas on meik või ei ole meik ja see oleks nagu väga kurb, aga mul oli väga huvitav kogemus, mis tuleb vananemisega võib-olla kaasa, et ega naiste edevus ei lõppe kunagi ja võib-olla ka perekondade edevus, et käisin ühe daami matustel ja siis selgus, et talle olid kirstusrullid pähe unustatud. Aga ma ei usu seda. Ma ise nägin. Rullid olid peas, inimesed tulid kadunukesega hüvasti jätma ja tal oli viimasel minutil rullid ära võtta, et tal oli nagu väga konkreetne rullisoeng. Proua oleks saanud 90-aastaseks, tal oli sametkleit seljas, mis iganes, et ütleme niimoodi, et nägi välja 20 aastat noorem. Kirstus tundus täitsa värske. Kirstus tuleb hea välja näha. Mäletan, et Reikop vist Elsimma või keegi läks ta saatesse ja kes see teine meil on, Eve Kivi võib-olla, ma ei tea, kas nad istusid kõrvuti, nüüd ma võin teise inimesega puusse panna, aga lihtsalt mingid 2 sellist vanemat daami istusid kõrvuti ja siis Reikop küsis otse, et kuulge daamid, et te näete jumalikud välja, aga teil nagu justkui käiks mingi võistlus, et kumb näeb parem kirstus välja. Nagu, see on nagu tõeline kompliment naistele. On, aga põhiline on mitte unustada rulle pähe, ma arvan. Aga ma just siin ridade vahelt nagu, et üks asi on seal kaameras ära õitseda ja mingitel pidupäevadel särada, aga kas sinu jaoks on see ka oluline, et lähedki tööle, oledki toimetaja, pead seal võib-olla mingi loo kokku panema või lihtsalt päeva jooksul telefonikõnesid tegema, sa lähed ikkagi kontorisse. Kas sa sätid ennast selle jaoks või siis on sul täiesti ükskõik? Kas sa tahad ausat vastust? Absoluutselt ausat. No tead, ma ei ole mitte kunagi saanud aru naistest, kes umbes ei lähe välja, kui neil on huuled värvimata. Mul on täiesti ükskõik. Selles mõttes, et kui mul on hommikul kiire, ma olen suutnud juba kõik asjad ära lahendada, käia koerakesega jalutamas, toita 2 teismelist ennem kooli minekut, siis ma jõuan juba laua taha ja siis ma tunnen, et töölaua taha, et siis ma olen jõudnud juba kohale ja kokkuvõttes see päevakavasse, nagu sa ükskord rääkisid, et sa jõuad oma kohviga rääkida ja sul on kõik need kreemid valmis pandud. See absoluutselt sinna ei mahu. Ja pärast seda, kui Tallinnas on need trammiliinid ka sellised, siis ma ei jõuaks üldse mitte kunagi kohale, sest ma ootasin täna näiteks pool tundi trammi, et jõuda õigeks ajaks kuhugi kohale. Et ma ühele ei jõudnud peale ja nii edasi, aga ütleme niimoodi, et ma ei ole oma välimuse suhtes väga tundlik. Et mul on täiesti ükskõik, kas mul on meik või ei ole. Muidugi on meigiga parem, ma olen nõus. Aga mitte midagi ei juhtu ka ilma meigita. Võib-olla see on nagu hirmu äratav, aga ka sina ei ole ju kogu aeg meigitud. Ei, ma ei ole kogu aeg meigitud, aga ma mõtlen, et ikkagi kui ma tööle lähen, tööpostile, siis ma ikkagi viskan väikse ripsmeduši ja huulepulga. Ma ei pane ju sellist punast huulepulka loomulikult, aga ma panen sellise heledama läike moodi võib-olla mingi asja. Ja mis ma viimasel ajal kohe teen, ma ikkagi seal talvel selline kahvatu ja sinakasall. Ma ei lähe ma lähen nagu selliseks muidugi oliivikarva rohkem, aga ei, pange põsepuna, tegelikult ka naised. Pange siia natukene, kas või sõrmedega on, võite huulepulga otsast ka võtta, kui tahate seda kreemit ja pange. Lihtsalt see on Reet Härmati õpetus nüüd, et tõesti annab, sellest piisab, sa oled juba nagu õunake. Et mina olen viimasel ajal ikkagi jõudnud selleni, et tead, teistel peab ka hea vaadata olema, et sa ei pea ainult mõtlema iseenda peale. Samas ma just tuli arutusele ühe kolleegiga, et siin arutatakse, et kas need kontoriajad tulevad tagasi ja inimesed võiksid ikkagi olla kohal ja omavahel suhelda ja rääkida ja siis ideed ja kõik asjad hakkavad lendama. See on jumala tõsi, kõik on väga tore, aga mõtlesin, kui palju aega mul läks ikka varem selle peale just see, et sättida ennast, vaadata, ikka vaatad ju, mis sa selga paned ja natukene kõik siin ennast kohendada pisut, et kui palju aega mul läks selle peale, et täna ma siis teen basic asjad ära, loomulikult sa tõused üles, natukene seal, kes siis võimleb, kes joogatab,
pesed hambad, jood rahulikult kohvi, ongi aega kohviga rääkida, mõtteid koguda, ideid läbi mõelda ja siis, et sa ei pea tegelema sellega, et mis ma nüüd selga panen ja noh, ma pean ikkagi ennast natuke sättima ja siis see minek juba a la üks läheb 2 tundi, sõidab trammiga tööle, on ju, teine läheb jala seal vähemalt pool tundi tööle. Et kõik need asjad on ära kukkunud ja see mulle meeldib, et piisab, kui paar korda nädalas kontoris käia. Jah, see on nagu ka vaimuvärskendus, aga see, et sa käid nagu iga jumala päev, see on täiesti mõttetu teatud ametikohtadel. Noh, ma ei saa ju öelda poemüüja kohta, et see on mõttetu, ta peab seal käima. Aga mingitel ametikohtadel see on täiesti ressurssi, aja ja õige muu raiskamine. Aga samas tead, kui tüütu on ajada taga mingeid inimesi, kelle puhul kõigepealt sa saadad kirja, siis tuleb see kiri tagasi, et see inimene on koolitusel, puhkusel või ta on kusagil ära. Siis sa kohe ei helista? Ja no, juhul, kui sul ei ole telefoni, siis sa nagu otsid selle telefoni, siis sa helistad, siis suunatakse sind edasi järgmisele, teisele, kolmandale, siis selgub, et meil ei ole üldse reedene päev, tööpäev, siis selgub, et ta võtab toru vastu. Siis ta on kusagil mingi laste mänguväljakul. Aga minul on vaja. Aga sinul ei ole vaja, sest mina olen selle vastane. Me ei pea olema kättesaadavad 9-5. Me ei pea. Mõnele makstakse palka selle eest, et oleks kättesaadav. Jah, aga me tegelikult täna ei pea igale kirjale. Noh, see on nii õudne. Ma mõtlen, et kui palju mulle tuleb kirju, sõnumeid, tšautse, seda, teist, kolmandat telefoni. Tänapäeval mul on õudselt hea meel, et telefoniga nii palju ei helistata, et tõepoolest kirjutatakse viisakusest esimesena ja siis viimases hädas nagu helistatakse, kui tõesti kätte ei saa. Et see on nagu nii tore ja ma olen nagu teiste inimeste pealt vaadanud, keda mina püüan nagu, et noh, näiteks ta on Mari Kalkuni või mõne seal muu muusiku või laulja, siis ma näen, et nad võivad sulle nädala pärast alles vastata ja ma ei lähe üldse närvi. Ma imetlen neid. Mõtlen, nemad teevad, nendel on oma elu, nad teevad oma tööd, oma loomingut, mida iganes keegi teeb ja ta vastab siis, kui tal on selleks võimalus. Ei ole ju tulekahju, ei ole ju mingisugune paanika, et ma pean 24/7 põhimõtteliselt või siis isegi 9-5 on ju. Ma ei pea olema kättesaadav, sest ma märkan ka seda, et 9-5 ma teen ju tööd, ma kirjutan füüsiliselt ja kui sina ei saa mind kell 12 kätte, siis see ei tähenda, et ma ei tee tööd. Tegelikult ma teen päriselt tööd, mitte ma ei lobise telefoniga või ma ei vasta meilidele, mida on kuhilates. Ma ei pea isegi, vanasti mõtlesin, et meilidele mitte vastamine kohe või mõnele Messengeri sõnumile või ma ei tea, mingile, no mida iganes vastamine, et see on ebaviisakas, kui ma ei tee seda kohe või poole tunni jooksul. Kõige veidram on minu arvates see, et inimesed on hakanud asju ajama ka nädalavahetustel. See on jube, jah. Mis on nagu väga veider, et keegi võib sulle täiesti lampist helistada keset pühapäevast päeva ja nad arvavad, et see on nagu pool tööpäeva, et see on juba esmaspäev ja et sa oled kogu aeg tänu nendele sidevahenditele kättesaadav. Aga sinu asi on ju mitte seda kõne vastu võtta. No, sageli on mul vaja, et need inimesed mingil hetkel nagu saadaks kätte, et lõputult ei saa tähtaegu edasi lükata, aga samas mind ka nagu üllatab tohutult see, mis on toimunud üldse telefonidega, et helistatakse umbes siis, kui keegi on surnud. Et see helistamine on nii äärmuslik asi, et kui sa mingile noorele inimesele peaks helistama, sa saad enne sõnumi, kes sa oled, mis sa tahad ja siis ta võib-olla nagu vastab, võib-olla ta ei vasta ka. See on väga viisakas. Ja siis sa helistad ja siis sa lõpuks räägid selle jutu ära, aga sa pead eelnevalt nagu toksima ja samas ma olen märganud, et mõned inimesed näiteks ju lõputult räägivad. Klapid peas, võimatutes kohtades toimuvad ja need ei ole kõik ainult Bolti kullerid, kes kogu aeg seletavad. Ja, aga ma tean osasid inimesi, mul on üks hästi tore paarikene, kes mees läheb näiteks toidupoodi, esimene asi on see, et tal on need kõrvas on ju kogu aeg klapid, ja räägib ja siis muidugi midagi on vaja osta, eks ole,
muidugi sa pead rääkima, aga nad lobisevad ka niisama seal, lihtsalt räägivad jooksvalt, nagu oleks see inimene sinu kõrval. Ehk siis ma nägin praegu seda, kui tore kutsa seal on, et nad suhtlevad, ei ole nii palju seda aega, et kogu aeg õlg õla kõrval olla ja siis suheldakse läbi nende klappidega, mis ei ole ka, ma algul vaatasin, et see on imelik, et mis asja, et ostad seal mingit pesulappi või mingit asja, siis seletad, see on vist mu lemmik ja vaata, seal on mingid sellised põnevad asjad, sa räägid oma kaaslasele kogu aeg seda, aga siis ma mõtlesin, aga ei ole imelik, et tal on see sõber või see inimene justkui tal kõrval, et see on ka okei, maailm muutub nagu. Ja siis ma mõtlen ka seda pühapäevast ja laupäevast ja võib-olla laupäeval on inimesed rahulikud, aga pühapäev sul on õigus ja siis hakkab mingi sagimine, aga see on ka ju okei, sellepärast et ma mõtlen, et pühapäeval ma olen isegi juba nagu laupäevast toibunud, juba puhanud, juba mõtlen järgmise nädala peale, mul tulevad igasugused ideed pähe, ma küll ei helista, aga ma saadan kohe meilid või mingi sõnumi, sellepärast ma tean, et muidu ma unustan ära. No vahel ma olen küll selline, et ma kirjutan ka paberi peale endal kõik need punktid valmis käsitsi või siis toksin kuhugi telefoni, aga see on ikkagi, ta jääb sinna kuhugi, on ju. Aga siis ma kriban ta kohe ära ja saadan ära ja inimesed ärge mõelge seda, et nüüd ma olen ka aru saanud, see ei tähenda seda, et teie peate ka pühapäeval sellele vastama. Ja ma olen kõigile tuttavatele sõpradele ka öelnud, kui te näete, et ma midagi kirjutan teile, see on lihtsalt sellepärast, et sel hetkel on mul see mõte peas ja ma ei taha, et see ära kaoks või mõni hea idee on ju, aga see ei tähenda absoluutselt seda, et te peate mulle vastama, te võite mulle 24 tunni pärast ka sellele vastata, et kõik on fine. Ise ma olen nii viisakas, et kui ikkagi mingi asi tuleb, siis ma kas panen mingi märgi või kirjutan juurde, vahva, räägime esmaspäeval, räägime teisipäeval, viisakusest panen selle juurde, ma olen natuke vana kool veel, noored ei tee sedagi on ju, või mingi grupp inimesi ei tee ka seda. Et minu meelest see maailm tuleb vaadata, et see on nagu muutumises, sest mõni inimene näiteks võtab kolmapäeval keset päeva, ta on varakult küll üles tõusnud, teinud mingid vajalikud asjad ära, siis ta võtab kolmapäeval näiteks 2-3 tundi vaba aega, läheb lihtsalt, kuna väljas sadas just lund näiteks, ma toon enda näite, sadas just lund, pehme, ilus, särav, sätendav lumi, päike paistab, kõige ilusam hetk sellel pimedal päeval, on ju, kui ma peaksin tööd tegema. Ma võtan suusad, ma lähen suusatan paar ringi, tulen ära ja ma olen nõus töötama kella 9 õhtul pärast seda kribama oma asju. Ja ma ei pea sel ajal, kui ei ole mingit emergency't, ma ei pea sel ajal isegi mitte millegile vastama. Ehk siis mina pooldan seda, et me liigume selles suunas, et teeme asju, mida me ju kogu aeg propageerime, kõik igasugused guurud ja ma ei tea, mis nõiad ja selgeltnägijad ja ma ei tea, coach'id ja kõik see eneseabi õpetajad ja kõik nad ju räägivad sellest. Pane ennast kohale number 1, pane ennast pjedestaalile. Sina teed vastavalt sellele, kuidas sinul need asjad nagu meeleolud on ju, ja siis, kui su vaim ja keha on selleks valmis, siis tegeled nende asjadega, mis sulle parasjagu sobib. Ja jällegi ma kuulen, kuidas sealt teiselt poolt kaamerat või sealt teiselt poolt kõrvaklappi keegi kiljatab, ütleb, mina ei saa, mina töötan baaris, mina töötan ettekandjana, olengi toidupoe kassas või riidepoes töötan. Ma olen mettõde, mina ei saa endale lubada, et mina viskan päeval keset päeva suusad õlale ja lähen ja teen selle terviseringi või väeringi nii-öelda. Aga mina ütleksin selle peale, et kõik me oleme teinud ise oma valikud. Sina oled mettõde, see on sinu kutsumus, sa armastad seda tööd tohutult. Ma olen näinud neid inimesi, kes teevad seda tööd päriselt. Ta teebki seda, nendel on ju ka vahetused, ega nendel ei ole ju, et nad teevad 9, et nad teevad seal võib-olla mingid, ma ei tea, 10 tunniseid või, sorry, kui ma nüüd eksin, on ju, ma ei tea täpselt, mingid pikki vahetusi või teevad ööpäevaringselt ja siis pärast mitu päeva puhkavad, on ju. See on ju ka vaheldus, ehk siis me kõik valime endale teekonna, mis meile sobib, see on see point. Nüüd mõni ütleb, aga mul ei jäänud mitte midagi muud üle, et ma peangi töötama seal
toidupoe kassas, kuigi kassatis ei ole ühtegi müüjat enam, ma vaatan. Kassasid jääb järjest vähem. Jaa, null. Kõik on robotid ju, mida te kurdate on ju. et ühesõnaga, et näed ise maailm ise liigub sinna suunda, et justkui anda meile rohkem vabadust ja teha neid asju, mis meile meeldib. Ja samas on hästi palju firmasid, kes ajavad inimesi ühtepidi kontorisse tagasi, et lõpetatakse kogu see kodukontorite jant ära. Kadedad ja ebakindlad inimesed. Jaa, aga samas on ka väga palju riike, kes üritavad minna üle 4-päevasele töönädalale. Ja seda Skandinaavia maadest on täiesti loomulik. Ja inimesed on palju õnnelikumad. Ega see inimene, kes istub sul 8 tundi kontori laua taga, ta teeb sellest ju 4 tundi tegelikult päris tööd. Ja muu käib seal siis ümber selle kohviaparaadi ja mõnel suitsunurgas ja siis seal lobisetakse, aetakse omi asju ja ühesõnaga me kõik teame seda, et me teeme sellist päris tööd, teeme loetud nagu tunnid, no okei, maks 5 tundi võib-olla päevas, aga minule see jupitamine meeldib palju rohkem, et ma teen intensiivselt hommikul, siis ma natukene lõõgastun ja siis ma teen jälle ja siis ma jälle lõõgastun, et igaüks valib oma tee. Elul peab olema värve, selles mõttes ongi ju mõte sellele, et sa ei saa tunda ennast nagu kaleeriori 8 tundi järjest, et et sa ei tohi sellest mullist välja astuda, aga sa ei ole ometi kella 5 klubiga või ühinenud, et need on need, kes hommikul ärkavad kell 5 ja siis ütlevad, ma lugesin raamatut. Ma ei saa aru, mis põrgu pärast peab kell 5 hommikul lugema raamatut. Miks või lugeda kell 9? Ei, tead see, ma vahepeal ka mõtlesin, et mul olid ühed tuttavad, kes siis ütlesid, olid hästi uhked selle üle, et nad tõusavadki kell 5 ja siis hakkavad oma seda joogavärki tegema. No mõni loeb raamatut, Kaja Kallas luges raamatut, ärkas kell 5 hommikul. Sorry, kui ma liiga teinud, kui see oli keegi teine. No jumal, okei, las ja talle meeldib, aga mina mäletan, et minu elus on olnud selline periood. Ma ei mäleta, kui vana ma siis olin, võib-olla 30-ndates võib enne seda, et ma ärkasin ka hästi vara ja mõtlesin, mida hekki ma teen nagu. Energiat oli millegipärast, kui oli selline tahtmine ärgata hästi vara. Ja minnagi, läksingi kuhugi, sörkisin, tegin väikse sörgi, lugesingi mingeid raamatuid või ajalehti, mida muidu ei jõudnud teha ja oligi selline elurütm. Et see tuleb sul seest poolt, aga ma ei saa aru, miks nad sellega uhkustavad. Et kui mina tahan magada, lähen magama kell 12 ja ärkan kell 8 hommikul, magan oma tunnid täis, et miks ma olen siis nagu kehvem inimene, et ma ei saa nendest pigem aru, kes lähevad seal 12.1 magama ja ärkavad kell 5 ja uhkustavad sellega, siis ma ütlen, sorry, vabandust, aga te rikute oma tervist, sellepärast, et selline korralik uneaeg on ikkagi väga oluline. Et ja üldse inimesed minu meelest, kes uhkustavad sellega, kui palju nad tööd teevad ja kui palju nad rassivad ja kui tublid nad on. Teate, minu meelest see aeg on nagu möödas või kes räägib, et issand jumal, ma olen nii haige, aga näed, ma pean tööle minema ja need asjad ära tegema. Siis mina vaatan neid täna küll nagu natukene napakaid inimesi, et nad ei ole, nad on kuskil arenguastmel nagu natuke maha jäänud. Sa ei ole kunagi enda juures sellise nagu tubli tüdruku sündroomi täheldanud, et sa tunned, et ainus mõte, mis on, et sa pead nagu kõik tegema filigraanselt ära, et sa kogu aeg mõtled selle peale, kas nüüd meik on korras, kas nüüd kõik asjad on tehtud, kas ma näen piisavalt hea välja, kas mulle makstakse piisavalt palka, kas mind hinnatakse? Ei, mul see stress on küll, et kui on selline, asjad kuhjuvad üksteise peale, hästi palju tegemisi ja tööelu ju ka vajab tegemist, siis mul on küll see, et ma tahan kõik asjad ära teha, aga ma ei taha nagu üle jala teha ja ma tahan hästi teha. Ja siis ma näpistan seda aega nagu enda ajast ja ma tahan ikkagi tõestada, et ma ei taha kehvasti teha, mul on piinlik selle pärast. Siin ei ole oluline, kas ma selle tegemise ajal näen hea välja või nagu krants välja, et sellel ei ole vahet, aga ma tahan ära teha, on selline saavutamisvajadus, mis on tulnud sellest ka, et kui sa oled ümbritsetud inimestest, kes on väga tublid, väga edukad, väga tegusad, just nimetan siin veel kord edukad, ehk siis nad on nagu, nendel on kõik suurepärane, siis ma ikkagi võrdlen ennast nende inimestega, mõtlen, miks mina ei saa, kui nemad saavad, kuidas siis mina ei saa. Et see nagu mind tõukab tagasi, nagu tagant see mind nagu pushib, aga see on jube ohtlik.
noh, et sa ei saa ennast sa ei saa keegi teine olla. Sa ei saa kogu aeg ennast kellegi teisega võrrelda. Samas mulle õudselt meeldib, kui ma näen, et on mingi inimene, et tal on mingi süsteem ja ta teeb jube hästi oma asju, siis ma mõtlen küll, ahaa, ma saan aru küll, millest see point on ja kuidas ja siis ma nagu kopin seda, mõtlen, ma teen niimoodi, ta teeb siis nii, siis ma võtan selle, siis ma teen neid asju vahepeal, ühesõnaga ma natukene nagu üritan küll nendelt edukatelt inimestelt mingeid asju napsatest. Ma mäletan, mis raamatut ma lugesin, oli see on Vinturist, et ta vist ütles sellise lause seal kuskil ka, et tead, mis eristab nagu vaeseid. Ma ei tohi vist niimoodi vaeseid. Mitte vaeseid, ütleme niimoodi, et hädavareseid, ütleme nii, edukatest on see. Noh, ta tõi ühe väikse näite lihtsalt. Ütles, et need mitte nii edukad inimesed, noh hädavaresed siis, et nendel ei ole süsteemi, et nad ei ole piisavalt nutikad juba sellepärast, et näiteks, noh toome näiteks, et töönädal on siis esmaspäevast reedeni ja siis tuleb laupäev või pühapäev või juba isegi reede õhtu on ju, siis nad lasevad täiesti rihmalõdvaks ja on seal kuidagi üles ja alaspidi ja teevad ja magavad poole päevani laupäeval, pühapäeval seal kella 2 ütles, et aga edukad inimesed oskavad niimoodi ennast maha laadida ja puhata, et nad tõusevad ka seal laupäeval ja pühapäeval, no mitte nüüd kell 7 on ju, nagu hiljemalt seal veel 8-9 paiku võib-olla ja on kohe, teevad midagi toredat. Noh, nad ei tee võib-olla midagi karjääri jaoks või midagi nagu kohustuslikku, aga no, enda jaoks. Nad teevad enda jaoks, et kes läheb massaaži, kes läheb, võtabki seal uisud, läheb uisutab natukene, kes sõidab jalgrattaga, 3 läheb ujuma, 4 hakkab seal võib-olla hoopis perele hommikul pannkooke tegema, et nad teevad midagi toredat, et nad nagu ei raiska seda aega lihtsalt nagu noh, nüüd ma jällegi ütlen, et molutamist me ju siin soovitame ja Fred Jüssi soovitas ka, aga nad ei viska seda aega nagu tühja, nad teevad midagi toredat, sest Fred Jüssi läks ka metsa ja tegi väikse lõkke, istus ja mõlgutas seal, eks, see on ka tore tegevus, et ka ärge unustage, et molutamine ei ole see, et ma lihtsalt nagu ei tee mitte midagi ei tee. Istud sokid jalas. Sokid jalas ja siis mustad trusikud ka jalas ja siis seal võib-olla pugid šokolaadi ja siis vaatad mingit, noh, ma ei tea, kas seegi on mõttetu mingi seriaali vaatamine, aga kuidagi oled lõtv, oleks võib-olla see õige sõna. Aga et sa teed midagi toredat iseenda jaoks, see on ju ka puhkus. Jah, mind ajavad alati tohutult kadedaks need mingisugused suurepärase energiaga inimesed. Et on olemas mingid inimesed, kellel on selline madal null energia, et teeks nii vähe kui võimalik. Äkki ei teeks üldse mitte midagi. Äkki ei läheks üldse kuhugi. Äkki seda ei teeks, teist ei teeks ja seal võib see oht olla ka. Ja siis nagu teised, kes reipal sammul marsihelide saatel teevad kõike, mida iganes ja nende päralt on maailm lahti ja sellistelt inimestelt on tegelikult nagu palju õppida, mitte et mulle ei meeldiks vahel laisk olla, väga meeldib. Mina olen täheldanud seda, et ilmselt kui mu keha või vaim üles ütlevad, siis ma jään haigeks ja siis on see sunniviisiline nagu, et siis sa pead voodis olema, siis sul on seal hunnik raamatuid, vahel sa ei jaksa neidki lugeda, sa lihtsalt oled ja kannatad seal ja siis et see nagu keha nõuab seda, et sa pead olema nüüd mitte midagi, ära tee mitte midagi. Aga muus osas ma nagu arvan, et selline energilisus, et ma ikkagi imetlen neid inimesi ja mulle tohutult meeldivad need inimesed, et kui sul tuleb mingi hea idee või sulle sajab kaela mingi kihvt ettepanek, et teeme seda, siis mina olen küll sellest kategooriast inimene, et kui keegi helistab, mul on võib-olla reedel mingi keeruline tööpäev võib-olla olnud ja pärast veel olen läinud väikesele šampanjale näiteks ja tahaks nagu kauem magada, aga keegi ütleb mulle ikka, helistab hommikul või juba eelmine õhtu ütleb või saadab sõnumi, et kuule, et lähme ikkagi, et nüüd on, ärkab üles hommikul vara, päike paistab ja kuule, aga hästi niisugune karge külm ilm on, et kuule, lähme rappa uisutama või lähme rappa ujuma või ma olen kohe, mul käib niisugune klinn siin ära ja mul kohe on kõik see
väsimus ja see nagu selline tülgastus ja kõik on kadunud nagu, et ma olen hästi selline, et silmad lahti ja kohe jah, mina olen käpp püsti ja siis ma tean ju, sa teed isegi kindlasti inimesi, et teedki seal oma mingis grupis ka ettepaneku, et kuule, täna teeme seda, et see ilm on fantastiline, kuidagi kõik niisugune tundub nagu õige vibe ja siis sealt hakkab, ai, ma ei viitsi, mul on tegemist ja mul on nii palju, ma pean seda tegema, ma pean teist tegema, ma pean koristama, jumal issand, mul oli ju, ma lubasin sinna minna ja ma pean korra poes ära käima. No, katsuge, minu ellu, palun ärge, ma ei taha. Mulle ei meeldi sellised inimesed, et noh, siis sa elad oma elu valesti või ma ei tea, kui sa oled kogu aeg nagu, ja kui see ühe korra juhtub, see täiesti normaalne. Mul on ka vahel nii, et ma ei jõua igale poole minna. Ma ütlen ausalt, et kuulge, ma olen täiesti läbi, ma olen nagu rihmaks ennast revin, ma tõesti ei hakka praegu kuhugi tulema ega midagi tegema. Aga kui see on konstantne, et see on kogu aeg läbi, vaata, osad inimesed on nagu sellis, jagunevadki nagu karupoeg puhis, karupoeg lallala, trallala, on ju. Siis on kogu aeg see kogu ui, siin šampanjas on liiga palju mulle, ei, see ajab kõhu ikka valutama, ei saa seda juua, õudselt tahaks küll. Ühesõnaga kõik need inimesed on ju olemas. Et minge vaatama kindlasti seda filmi Flows vooluga kaasa. Sa oled juba näinud? Jaa, ma kohe läksin seda vaatama, isegi kui ametlikult kinodes ei olnud, aga kinodes jooksis see millegi pärast, ma ei tea, mis toimus on. Aga käisin kohe vaatamas ja ma lähen seda veel vaatama. Lätlaste animatsioon siis, mis mis saab kindlalt Oscari ka, see on täiesti fenomenaalne. Et seal on just nagu, see oli kaasaegne versioon multikas sellest karupuhist nagu, et seal olid ka kõik need kategooriad inimtüüpidest olid esindatud. Mina vaatasin selles võtmes, kuigi ta on jällegi mitmekihiline, ma pean seda uuesti ja uuesti vaatama, seal oli hästi palju aspekte, aga jällegi seal olid kõik need tüpaažid nagu olid olemas, nagu päris eluski on inimesed. Et iga üks tunneb ennast seal ära ja see filmi režissöör ise pidi olema siis justkui see kass, kes on see must kass seal, kes tegutseb. Hästi lahe film. Kindlasti mine vaatama ja inimesed, kui te vaatate seda filmis, mõelge kaasa. Mõelge võib-olla natuke ka selle peale, kes teie olete nendest loomadest seal, mis tüüpi te olete. Ja üldse, kuidas ja milline elust just nimelt selline vooluga või mitte vooluga kaasa mineja te olete. Et selles mõttes väga-väga õpetlik film, et soovitan soojalt. Aga siis sa tunnekski ennast nagu kõrvale jäetuna või vanana, kui sa üks päev olekski nagu selles olekus, et aga ma ei taha minna, ma ei tule, ma ei tee, ma ei tea, mul väike varvas valutab. Ma loodan, et mitte ja ma arvan, et see on mul geenides, sest et minu ema on 84, saab sel kevadel 85 ja näiteks, kui mul ei ole võtta, kas on selline lihtne asi, et kuule, et lähme, ma ei tea, lähme Turule või sõidame Pärnusse, et Pärnus on üks imetore mingi näitus avati, et õudselt tahaks näha, keegi ei viitsi kaasa tulla. Välistan oma 85-aastasele emad, see tuleb alati igale poole kaasa. See tuleb jääaukukammuga kaasa. Ma ei tea, kus ta on võtnud selle. Ma olen nagu natukene teda testinud, ma olen mõelnud, see ei ole võimalik. Nagu. Et ta tuleb ja ta on nii krabinal. Ma võin talle ka öelda, et näiteks keegi jäi haigeks, mul on teatripiletid on ju tund aega ette. Ta tuleb, tal on suu värvitud, ripsmed värvitud, selline konts on all, kleit on seljas, ma ütlen, trammiga tuleb veel kusjuures. Ta ei ole nõus taksot ka võtma, ma ütlen, et võta takso kiiresti, et see ei jõua. Ta on veel 15 minutit enne mind ka kohal. Et nagu selline imeinimene, et selles mõttes ma mõtlen küll, et järsku mul on ka samad geenid siis, et ma ei muutu selliseks torssis vinguvaks vanaeideks, et ma arvan, et see on siit ka midagi, võib-olla lapsepõlvest. Kas see on ikka mindset või kas ma ei tea, mis see on, et inimene ei lase ennast ära tohletada nagu vana kartul? Ma ei tea, ma mõtlen vahel selle peale lihtsalt, et mis asi võib olla see, et kui mulle pakutakse midagi uut ja põnevat. Et sa oled kaotanud uudishimu totaalselt. Kas sa oled kaotanud siis uudishimu elu vastu või enda vastu või lugupidamise enda vastu?
no et mis mina nüüd, et ja see mis mina nüüd, see on küll, see ema puhul ma pean ka ütlema, et noh, vahel kui ma näiteks midagi mõtlen, mida ma talle välja käin ja siis ta ütleb, mis mina nüüd, no võingi öelda talle, kuule, ostame sulle selle kärtsroosa nagu pintsaku, on ju, et see on jumala äge. Ja siis ta ütleb, mis mina nüüd, ma ei tea, kas nüüd minu vanuses, vaat see mind natuke ärritab, no jumala pärast. Pane selga, mida tahad ja osta, mida tahad, mis sobib sulle, nagu ilus on. Et selles mõttes ära olla tagasihoidlik, aga ma ei tea, mis nende inimestega on juhtunud, aga võib-olla see tuleb ikkagi lapsepõlvest kaasa, sellepärast, et kui sul on hästi laisad vanemad olnud ja perekond on hästi laisk, vaata, laisk perekond on minu jaoks see, kes tõesti, nendel on suur elutuba, nendel on sellised mõnusad pehmed sofad, siis telekas on suur. Liigelt suur külmkapp. Just, ja kõik on, ja siis kõik tiirleb selle, elu tiirleb selle toidu, lebotamise, mugavuse, noh, riided on nendel ka hästi sellised mugavad, jumala pärast, et noh, kuskilt ei pigistaks ega kiristaks. Noh, kõik on nagu tasapaks elu ja nad nagu põrsad tunnevad ennast seal mudaunikud nagu hästi on ju. Et nad ei paneks elu sees kontsakinga jalga, milleks, see on ju täiesti mõttetu, milleks ennast piinata. Aga minule just meeldib, ma mõtlen, et lihtsalt kui lahe, ma võin käia sussis, ma võin käia kummikuga, ma võin käia kontsakingaga, ma võin käia tossuga, et see juba noh, nii väike asigi on juba vaheldus, annab nagu, mõtle, kui ma käiks ainult tossudega kogu aeg. Ma läks hulluks peast, sina muidugi käid, sest sul oli mingi jala teema, et see on nagu, need on eraldi asjad, aga noh, et see ongi, või ma sööksin kogu aeg ühte ja sama asja. Ühte ja sama asja, purksi ja ma ei tea, mingit vorsti ja nii edasi, et see tuleb ikkagi sealt kodunt kaasa. Aga kui sa räägid, et kui sul ema kogu aeg viis sind matkama ja tahtis oma noore inimese elu elada ja sa olid tal kogu aeg kaasas ja sa pididki seda elu elama, sest noh, minu arvates on kuidagi hästi nukker see, et tänapäeval noh, mina jõlkusin lõputult oma vanemate töö juures, sest mind ei olnud mitte kuhugi panna. Vanaema elas kaugel, mingid sugulasi ei olnud, hoidja oli selleks ajaks juba surnud ja minu arvates oli see erakordselt õpetlik selles mõttes, et sa said aru, kes su vanemad on, mida nad teevad. Noh, muidugi ma seal isa kontoris kaua ei püsinud, ma olin all töökojas, igal pool olid näpud õlised. Noh, koolis võib-olla ema juures nii huvitav ei olnud, aga noh, samas sa said olla nagu keset elu, mis on minu jaoks mulle väga abiks olnud, sest noh, ma nägin, milline suhtlemisgeenius mu isa oli, kus ta pidi nagu inimestega hakkama saama ja noh, kui ta pidi seal kantseldama kaadreid töökojas, kellest noh, mõni kuu ei saanudki palka, kõik rahad läksid kaineriteks ja alimentideks, noh, täiesti tähelepanuväärne galerii karaktereid, aga noh, selles kõiges oli noh, nagu päris elu. Jah, nagu päris elu, et ma ei pidanud seda vaatama televiisorist, keegi ei ehitanud mulle oma tuba ja sa ei pidanud seal lõputult istuma oma ekraaniga, et sa elasidki täpselt selle elu keskel ja see oli noh, selles mõttes imeline, et selle üle võib ainult nagu tänulik olla ja ma mäletan, et ma olin nagu pettunud, et vanemad ei tahtnud, võib-olla nad olid 40 aastat vanemad kui mina, nii sportlikud olla ja ma sundisin isa 2 korda Pärnu-Sindi suusamaratoni sõitma. No see on õnneks küll mingi 14 kilomeetrit, aga noh, puhtalt minu rõõmuks ja ema üksinda ei lähe ja teised keegi ei tahtnud tulla ja siis minu vaene isa pidi pühapäeval, noh, ta oli ikkagi 50-ne ja noh, praegu ei tundu nagu, jah, no aga siis ju hakkasid inimesed mingi 55-selt vaikselt ju pensionini tiksuma, sest ma mõtlesin, et ma mäletan väga oma ema juubelit, kui ta sai 50, minu arvates talle kingiti põhiliselt villaseid salle. Et noh, need koolivahed, kus ta töötas, oli küll külm, aga see oli kohutav minu arvates, et noh, nüüd on sul aeg, eks ole, ümber, sul on siin alpikannipott, sul on villane sall ja nüüd sul on aeg teenitud puhkusele jääda. Võib-olla nüüd ongi õigem, siis mõtleme niipidi, et võib-olla ongi õige, et seda pensioniga pidevalt lükatakse edasi, sest võib-olla kui sa hakkad mõtlema, et nii, et 50-selt või 55-selt sai vanasti pensionile, noh, siis sa nagu annadki alla, sest pension on juba nii õudne sõna, et nüüd ma jään pensionile, nüüd ma olen ametlikult vana. Vanaduspension oli isegi vist öeldakse. Oli. No see on ju õudne.
ja siis, et järsku nüüd, kui nad lükkavad seda kogu aeg edasi ja tulevikus on kindlasti 75 on ju, et siis ongi tore, et siis sa peadki olema nagu niki-naki, sest et see veereb eest ära. Jah, selles mõttes, aga teisest küljest on jällegi ma mäletan, et isa lasi ennast vist 4 või 5 korda pensionile saata, ükskord talle kingiti raadio, siis talle kingiti jalgratas ja ikka lipsas tagasi tööle. Tahtis minna tööle tagasi, tal oli lihtsalt igav, ma arvan. Et kokkuvõttes oli see ju imeline, et jätkuks endal nii palju särtsu. Just. Kuule, aga näed, et sul särtsu jaguks, sa lubasid mulle näidata ühe põneva harjutuse siit. Ma ainult sinu sellel targal juhtimisel sa ütle, mis ma pean tegema ja siis mina teen. Aga kus see tuli meile? Kus see tuleb üldse meile? Mis see on siis? See on see suurepärane loomuliku ilu mess, mis tuleb 12. aprillil ja kuhu saab minna erinevatesse töötubadesse ja siis... Me jagame neid pileteid. Ja me jagame neid pileteid ja siis... Ja pileteid me jagame nendele inimestele siis, kes kirjutavad meile skandaalne@delfi.ee ja võib-olla siis mingeid küsimusi või teemasid, mis teid erutab, et me läheksime sealt sügavuti kuidagi. Võib jagada oma lugusid, alati loeme väga sooviga. Ja teie personaallood on hästi-hästi toredad. Aga siin on kulmukortsutaja lihaste lõdvestus. Mina kutsun seda, mis meil siin 2 kulmu vahel on kurjuse kolmnurgaks. Sa oled nagu Marju Karin. Kurjuse korts. Ei võta seda nime suhu. No, ei võta, aga mida ma pean tegema? Sest me saame kohtukutse muidu, et kulmukortsu lihase lõdvestus ja siis lisaks kurjuse kortsu vähenemisele aitab leevendada väsimuspinget näos, eks. Nii, ja aja nüüd see kurtsu. Otskortsu ja võta need sõrmede vahele ja pigista õrnalt vertikaalselt, näed, niimoodi võtad ja kortsutad isegi kokku, teed nagu selle asja veel hullemaks, kui ta päriselt on. Sellepärast, et see pigem aitab siis nii ja siis võtad veel ja niipidi ka ajad hästi vihaselt kortsu. Ei, sa pead selle keskmise koha ajama hästi vihaselt. Teistpidi ka tekiks ruudustik, sedapidi. Just, ruudustik tekib. Ja sedapidi. Just. Ja nüüd võtad see kulmude vahelt siin hästi kõvasti kinni ja vead kohe niimoodi kõvasti laiali. Et see on nagu siis selle kurjuse kortsu leevendamine. Oota ja lõpeta väikese tõstva liigutusega. Aha, et kui sa teed seda justkui siit nagu tõmbad, siis sa lõpuks jooksed pöialdega siia ülesse. Just. Ja niimoodi mitmeid kordi on soovitatav teha. Siis pehmeneb kurjuse korts. Nüüd ma olen leebe. Nüüd on leebe. Nii, aga meil on kingitusi teile veel jagada, igat sorti ja meie toredad koostööpartnerid on siin pannud igasuguseid põnevaid asju välja. See Aatos on imetore, selles mõttes ma olen täiesti vaimustus. Ma ükskord peaaegu olin juba, kuna ma käin tihti Kreekas, jõudmas sinna munkade juurde mäe otsa ja need on tõesti retseptid, mis on Bütsantsi ajast pärit ja neid tehti ikkagi kõrgklassi perekondadele. Praegu on see klooster seal UNESCO pärandis ja need taimed kasvatatakse ilma igasuguste masinateta. Ma loodan, et ka ilma keemiata. Ja selles mõttes, et seal on nagu imelisi vahendeid, nad lõhnavad hästi ja nad on väga naturaalsed. Tässä nad lõhnavad läbi selle karbi ka veel. Kreeka, Unga klooster, kõik need ja minu arvates ka kreeklased ise austavad seda, et see ei ole ainult midagi sellist nagu meil Tallinna vanalinn, et turistid käivad vaatama, sealt on UNESCO pärand. Ja see konkreetne salv on tõesti imesalv, sest ma imestasin või avastasin ühe toreda asja, et mul on päris mitmeid selliseid kalleid käekotte. Ja meil Tallinnas on tulnud paar sellist kohta, vähemalt üks, me ei hakka seda kohta nimetama igaks juhuks, sest ma ei saanud sealt, mu kott ei saanud sealt abi, et mul on imeilus nahast kott, aga ma olen seda niimoodi retsinud ja kandnud, aga sellest hoolimata ta on hea, ta näeb suurepärane välja, aga ta on nii vihma, lund kui päikest saanud. Ja siis järsku vaatan kõnnin kodu poole, minu lähedal selline tore salong avatud, kus nad kõik seal on videod jooksevad, kuidas nad restoorivad kõik Louis Vuittoni, Mulberry, Chanel'i, kõike neid kotte, teevad vanast
vanast nagu uue on ju, teevad korda. Mõtlesin, no minu see tore suke kandeka moodi kott, et see, ta lihtsalt oli väsinud, ta olid nagu natuke kuivanud kohad ka, et ma tõesti võib-olla olen ebahoolas olnud, on ju, et jätnud vahepeal vihma käest päikse kätte ja nii edasi. Ja viisin sinna, ütlesin, et no palun tehke nagu ilusaks, õlitage ta sisse või tehke midagi, aga ta oli vist üle kuu aja, 1,5 kuud sealt, siis ma sain sõnumi, ütlesid, et ja vabandust, et me tahtsime, teil oli paar pastapliiatsi kriipsu ka seal koti sees ja peal ja et me ei saa neid ikkagi kahjuks ära ja tulge oma kotile üldse järgi ja me ei võta teilt ka mingit raha ja mille eest siis hoidmise eest. Okei, vahet pole. Aga siis ma vähemalt mõtlesin, et nad on selle koti muus osas nagu värskendanud nii-öelda. Ei, nad ei olnud mitte midagi teinud, kõik need kriibud-kraabud ja siis see kuivanud kohad olid ka seal ja eelmine kord, kui ma läksin siit saatest koju, ma veel ekstra palusin Jaanalt, anna mulle üks karp, sest ma lugesin imesalve, kui ma lugesin veel siit. Issand, sa panid selle seanahast koti peale või mis? Ja see oli puhas nahk, see oli mu puhas nahk ja saad sa aru ja ma võtsin selle, ma võtsin ühte pehme selle soki ja ma õõrusin selle koti kõik sellega sisse ja mu kott on nagu uus. Mõtlesin, ma avan koti restaureerimise selle putka ära nendele aatase munkadele seda. Täiesti pekkis ja siis ma läksin niimoodi leili ja issand, siis mul leidsin veel paar kotti, mis mul on kriibu-kraabu natukene, mida ma sellepärast just ei kanna, et mingi inetu kraaps on peal ja issand, ma nihkisin kõik ära ja ma olen tõsiselt õnnelik, et aitäh, Nano Aasia, et see on selline asi, mida sa ei pane lihtsalt ainult näkku või siis seal oli jalad, juuksed, keha, mida iganes. Ja sa paned seda, teed kotte ja kusjuures ma olen sellega teinud ka seda, et kui ma tean, et ma järgmisel hommikul pesen nagu nii pea ära, siis ma lihtsalt olen õõrunud enda pea sisse seda näpuotstega niimoodi ja masseerinud pead. Järgmine päev pesen, juuksed läigivad, saate aru? See on imekreem, issand, kui palju aega ma kulutasin nüüd ühe toote. Kusjuures ma tahtsin sulle rääkida lugu. Me kanname ju, eks ole, briljante, mis on Balti briljantidelt pärit ja kui meile kirjutada, siis on siin mõned need kinkekaardid, aga ja mitte väikese summa peale. Ja mitte väikese summa peale, võib-olla see on nagu ikkagi nagu võimalus oma selline karbikene mingil hetkel toetada, aga mina sattusin ühte Kullassepa tänava sellesse ärisse, viisin ehte parandada, kuna ma käin sealt kogu aeg mööda ja tänu sinu tähesärale, mis on minu peale langenud, siis nii kaua, kui ma käin suusamüts peas, ei tunne mind keegi ära, aga kui ma hakkan rääkima, siis te teete Anuga saadet, kuidas me siis Anu ei tea, siis kui Tannhammeriga ta oli abielus, Tannhammer ostis meil pool letti tühjaks, ta ostis meetriga smaragde. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean sulle seda rääkima. Ma saan aru, et sa ei ole absoluutselt muutunud. Et ja tema, kui ostis midagi, siis ma pean küll tunnistama, et see oli üks selline mees. Ma olen seda varemgi ju rääkinud siin Hea tüdruku podcastis, et kui me läksime parfüümipoodi näiteks, mõtlesin, ma tahan mingit seda spetsiifilist head parfüümi, mingit asja, siis ta võis pool poodi, päriselt, mul tulid sõbrannad küll, et mis toimub. Sul on suures toas söögilaud ta oli mulle üllatuse teinud, me tulime koju, on ju, ja see oli lihtsalt äärest ääreni parfüüme täis. Ta lihtsalt oli läinud ja ostnud parfüümipoe pool tühjaks ilmselt. No, või ma rääkisin, et me läksime kasukapoodi, ma tahtsin ka lõpuks ühte kasukat saada, ma olin unistanud sellest kasukast, siis kui kasukad olid veel moes. Nad ei ole moes, aga kui nad olid moes ja ma tahtsin kasukat ja siis ma ikka naaritsat tahtsin, soliidne, tume, pruun naarits. Ja siis ta ütles, et sa noor tüdruk, et võtame nagu, müüja ütles, et võtame siis sellise pool lühikese on ju autosõiduks ja siis noorele sobib nagu rohkem ja siis ja näitas seda pikka ja näitas lühikest ja minul muidugi kruttis peas, mõtlesin, issand jumal, et kumba ma võtan ikka selle pikem, et on nagu mõistlikum on ju, et siis nagu soem ka ja lühikest tahaks ka, et on autos mõnus sõita ja võtame mõlemad. Ja siis mõtlesin, tegelikult ma olen eluaeg unistanud sooblist juhtis, aga seda ei saa küll osta, see maksis mingi 100 000 või kurat miljon, ma ei tea, mis Vene soobel maks. Ei! Aga võtame siis selle ka ja siis me võtsime veel selle valge polaarrebase kasuka ka sellepärast, et mu sõbrannal oli selline.
see on okei. Ma saan aru, et sa oled ainus Eestis, keda glamuur ei kurna absoluutselt. Ei, mind ei kurnanud see absoluutselt. Aga need kasukad on enamalt andnud tänaseks kõik laiali laotatud. Sellest ma rääkisin vist ka podcastis. Siis, kui sul... Ma läksin Londonisse, panin selle pika musta või selle tumepruuni naaritsa kasuka selga ja siis ma olin veel ilus ja noor siis ja siis hästi kihvt noormees tuli mu juurde, et issand, te olete nii ilus tüdruk, te olete nii ilus tüdruk. Te peate selle kasuka umbes kohe nurka viskama seljast ära võtma, see teeb teid selliseks vana mutiks. Peale seda mul oli igasugune. Mis sa usud ka igasugune? Ei, aga tal oli jumala õigus, kui ma täna mõtlen tagant järgi. Naaritsa kasukas mingi 20-ndates, ma olin alla 30, tüdrukul, ime ilusal inimesel seljas, pane mingile 25-sele mingi naaritsa kasukas selja. Ei ole ilus, no tõesti nagu vana mutt. Oota, aga kas see Tanner tassis kõik need smaragdid siis koju, sa mäletad? Ei, me hoidsime ikka seifis ja ikka pangas ja need on siiamaani, kus meil pangaseifis, me kodu ei tassi sellist asju kunagi. Et ärge nähke vaeva, need asjad ei ole sul tavaliselt. Oota, aga kas me nüüd saame lõpetada podcasti ära? Ei, me ei saa lõpetada. Oota, meil on veel ju vaja. Ohirast rääkisin, on ju. Leia Koreast. Leia Korea on meie väga lemmik. Kas sa saad aru, vaat ma ei saanud ühest asjast aru, siit tulevad ka muidugi kinkekaardid kohe ja igasugused muud lahedad vidinad, et see oli nagu, seda ma proovisin juba järgi, jumala hea meiki maha võtta, paned juuksed, saad ilusasti kõik hästi pehme, saad kõik taha panna sinna ja siis olid veel hästi huvitavad kätised, aga neid siin ei ole praegu, no las nad olla. Võta sealt hoopis imeline huulekreem, mis on minu arvates lihtsalt ka Leia Korea. Ja see on ka Leia Korea, et kui on ikkagi vaja kõvasti paisutada huuli, siis me ei ole skoopi julgenud proovida. Ei, ma enne saadet tegin. Ei ole vaja üldse botoxit süstida, tõmbad selle omale peale. Ja, mul läks niimoodi. Huuled lähevad kohe nagu 2 numbrit suuremaks. 8 tunniks kusjuures. 8 tunniks, siis saad uuesti peale panna. Just. Et see on nagu täiesti imeline. Siis ära unusta meie outfit'e jällegi. Ja, otse loomulikult oli disain Snoobist. Ja kinkekaardid meil on veel jagada. Kinkekaart on Clinic Plussi, saab ka minna hambaid puhastama ja valgendama. Mida sina oled ka teinud? Ja mina käisin pärlipesus ja siis on meile midagi toodud sellist, mis on seotud menopausiga, Menoelle, et saab sisse kütta omale erinevaid tablette. Kõik tuleb korraga sisse võtta. Et meile võivad kirjutada vanemad daamid, nooremad daamid, et võib-olla endale ei kulu ära, siis kellegi leiab ja meie meigid otse loomulikult on tehtud Kolistari kosmeetikaga. Reedu on sellega tegelenud ja sina oled püsiklient selles Küünesalongis My Magic. Nii, sina lugesid raamatut jälle. Sina lugesid ennem seda raamatut, sinu järjehoidjad on siin vahel veel, aga ma lugesin selle lõpuni ja mõtlesin, et kas see oli tõesti nagu nii šokeeriv, kui sa rääkisid, et tõesti see... Oli õudne, on ju? Oli õudne, aga samas ütleme niimoodi, et selles oli ka väga palju nagu seda sissevaadet sellesse islamisõdalaste maailma ja tõesti see on ühe noore... Ma hakkasin aga islami inimesi, vaata, sellised raamatud on ohtlikud, ma hakkasin natukene nagu neid viskama ja lästama, ma ei tea. Minu jaoks oli kõige hullem osa see, et kui tõesti oli naine röövitud, siis kristlane, kes elas seal kandis, mitte tulnud sinna, vaid lihtsalt kohalik kristlane, siis ta orjastati ja ta muutus seksorjaks, aga et 2 aastat hiljem, kui ta siis vabastati, siis tal oli peaaegu võimatu sinna oma kogukonda naasta, sest ta muutus täielikuks paariaks ja tegelikult see vaade Iraagi sõjal läbi selle raamatu Kalifaadi hoor on üsnagi tähelepanuväärne ja see ongi selle naise lugu, kes tahtis ära nimetada kõikide nende meeste nimed, kes teda siis käest kätte müüsid. Ja ta on seal raamatus ära nimetanud need mehed siis, õigete nimed. Ja õigete nimedega, et neid on olnud siis tõesti Süüriani välja ja tema nimi muidugi ei ole Marie, aga see islamiriigi jõhkrused on siin täpselt nagu välja toodud, see on hästi tore sari Sinisukal, see valge raamat, mis on siis naiste kirjutatud raamatud naistest ja see on hea võimalus ka kuidagi järjele viia ennast maailma riikide ja ajalooga.
õudustega, jah. Aga kuna mul on kõht jube tühi, siis me jätkame Kala Arsenali imeliste Ma olen terve see podcast mõelnud, et ma tahan seda hirmsasti proovida. Toodetega ja need näevad välja nagu kommid, aga tegelikult need on soolased asjad, on ju. Seal sees on kala, kus sa menüü panid? Ma kohe ütlen, mis asi see on. See on külmsuitsulõhe tartar, avokaado, kreemi ja spargliga. Kas sa leidsid spargli juba üles? Ja need krabivallid harissa kastmega, need on siin ka lõhnanud tohutult ja meie hakkame nüüd sööma ja loodame siis, et glamuur ei kurna ka teid ja te olete kuni järgmise korrani, kui me siin podcastis kohtume, siis meiega koos ja meie oleme teie kõrvades ja silmades. Just, ja ootame siis teie tagasisidet ja põnevaid küsimusi ja teemasid. Aitäh! Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. And super girls don't cry.